Tervist! Selles videos ma vaatan, kui mitu kalorit ma suudan ühe päevaga ära kulutada. Ehk eelmises videos ma proovisin, kui palju ma jõuan süüa, sest selles videos, kui palju ma jõuan ära kulutada. Selle sissejuhatusega kulutasin kuskil 4 kilokalorit, nii et vaatame. Tuleb väga aktiivne päev ja väga palju erinevaid trenne. Alustame. Aga kui pärast vaatame, palju ma hommikul kaalun 81,6. Ehk siis idee poolest ma peaksin kaalu kaotama, kuigi see ei ole eesmärk, sest ma ikkagi üritan süüa ka, et mul oleks energiat trennida. Muidu ma lihtsalt juba poole pealt enam ei jaksaks. Sest eesmärk on kalorit kulutada, mitte see, et alla võtta. Nüüd on siis hommiku jooks tehtud, kulutasin kuskil 180 kilokalorit. Ma arvan, et eesmärgiks täna võiks olla 10 000, mis tundub tegelikult päris rets. Aga ma arvan, et kui ma terve päeva suudan aktiivne püsida, nagu ka praegu ma ei jää seisma, ma kõnnin edasi, siis see on tehtav. Aga vaatame nüüd, kus ma hakkan siis sööma, puder ja või leivad, nagu mul tavaliselt on kombeks, kui ma ei proovi väga palju kaloreid süüa, vaid teen trenni, siis jah, tegelikult ma ju kulutan päeva siis, kui ma ei teeks trenni selle perioodi peale, mis see challenge mul kestab, kuskil 1250 kalorit. Aga nüüd sest peale ma arvutan selle kõik siis siia sisse. Ehk siis kõik trenn ja kõik see läheb siia ja usaldan ka enda spordikella siis väga palju, mis näitab palju ma olen kaloreid kulutanud. Aga nüüd ma söön selle ära, saan energiat ja siis saab juba esimesse korralikku trenni minna. Sain enda toimetused tehtud, koristasin ja pakkisin asjad värgid. Nüüd olen jõudnud käärikule. Praegu ma olen kulutanud 565 kilokalorit ja mõtlesin, et mis kulutab väga palju kaloreid ja mida ma saan pikalt teha, on jooks ja ma teen ka natuke kiiremat asja. Ehk siis mida kiiremini ma jooksen, seda rohkem kaloreid võiks kulutada. Teeme soojenduse ära ja siis alustame. Soojendus tehtud, ehk siis sees ootab 6 korda 10 minutit. Sükest intensiivset jooksu, vaatame, mis tempo ma võtan. Põhimõtteliselt ma arvan, et see on sükses minu maksis 60-70%. Ehk siis ta on 170 pulss, ehk siis seda ma jaksan hoida. Kalorid kuluvad, aga ma ei väsi liiga ära, et ma päeva lõpu ei jõua. Nii et alustame. Seda tehtud, täitsa mõnus. Võtab juba higile, nii et see on hea. Tunnen, kuidas kalorid kuluvad ja ta on väga hea trenn. Täna täpselt siuke mõnus ilm ka selle jaoks, nii et 1 tehtud, 5 veel, 4 on tehtud, panin mütsi pähe, päris palav on, aga särki ära ei võta, see ju hoiab kuumust. Ehk siis ma igistan rohkem. Tundub loogine, et siis kulub kalorid ka rohkem, aga kui kulub, siis peab ka sööma, muidu ei jaksa trenni lõpuni teha edukalt. Aga jah, teeme lõpuni. No nii, tehtud. Lõpuks oli ikka päris raske. Aga kuna igistan, kalorid kulusid, nii et kõik õige. Aga väike soojendus peale. Kokku tuli jooksu siis veits üle 1,5 tunni, 18,5 kilomeetrit. Ja see tähendab, et ma kulutasin 1296 kalorit. Nüüd lähme siis lõdvestusele. Aga jooksul lõdvestus pikk ei olnud, sest lõdvestuse ma teen ujumises. Ujun siis tund aega ja vaatame, palju kalorit kulutab. Ujumine on päris raske asi ikka. Aga sellepärast ongi üks sport, kus sa kulutad tegelikult väga palju kaloreid. Nii et siia sellensesse see sobib väga hästi. Aga ma võiks tihedamalt ujumas käia, oleks praegu lihtsam. Pool tehtud, pool minna, teeme ära. Raske on see ujumine, aga vaatame, palju kalorit kulus. Tund aega ja 2225 meetrit ujusin. Ma ei teagi, kas see on hea, aga ma tean, ma olen rahul. Oi, ma lootsin veits rohkem, aga samas 702 kilokalorit kulus ja ma arvan, et see on veits okei. See ju pidi see taastav olema, kuigi ma ei tea, miks mu jalg oli siku tulnud, mul jalad hakkavad krampida minema. Aga jah, me oleme alles päevaga, ma ei tea, kas me isegi poole peale oleme alguses, nii et lähme edasi. Ma tegelikult, kui mu eesmärk oleks kaalu kaotada, siis ma peaks siia sauna minema, aga seal tegelikult kaloreid väga ei kulu, nii et mul pole mõtet, pigem isegi mul oleks mõtteks jalutada see 10 minti, mis ma seal saunas istun. Peseme ära, kuivatame ära ja lähme järgmise trenni juurde. No patt oleks ju mitte teha siis minu põhijala ehk siis murdmaasuusatamist. Kuna on suvi, siis ikkagi rullsuusatamist. Aga suusatamist ka ikkagi päris palju erinevaid lihasid töötab, nii et see kaloreid kulutab. Aga seda kasutasime rohkem praegu transpordivahendina, sest nüüd läheb võistluseks ja padelivõistluseks. Samas on lõbus viis, kuidas kalorit kulutada, nii et alustame. Kokku siis tund 15 mängisime, saime küll mõnusalt kotti, aga vähemalt 764 kalorit jälle kulutatud. Isegi suht intensiivne, samas päike ka paistis, see tegi raskemaks. Sõidame nüüd rulli edasi või tagasi, kuidas öelda. Käisin siis Stefandil ka, sõitsin veits, et tuleks tund suusatamist või rulli ka kokku.
10 minti sõitsin enne, siis läks 110 kalorit. Nüüd sõitsin 50 minutit peale ja tuli 559 kilokalorit. See tähendab seda, et mul peaks olema kulutatud 4548 kilokalorit. Ehk siis see on kõik kokku, kõik need toimetused, mis ma olen treenide vahel teinud ja treenid siis. Sellega ma juba rahul. Ja järgmine plaan ongi Tartus, ehk siis sõidame Otepäält Tartusse. Küll autoga, võiks rattaga, aga pole nii palju aega. Ma jõudsin nüüd Tartu Tamme staadionile, ma panin story, et kes Kossu tahab mängida, siis tulge. Ja veits muretsesin, et äkki keegi ei tulegi. No võib-olla keegi ei tulegi, aga mingi sats on koos. Nii et lükkame siin ühe korvi all Kossu. 3 versus 3, vaatame, kes siis peale jääb. Jaa! Oi! Oh. Ah. Ah. Ui. Oh. Oh. Ja. Ah. Selle mängu võitsime, isegi ei olnud kõige hullem, päris nice. Ja nüüd ma olen mänginud 2 tundi kokku, mul on peaaegu 5 kilti joostud lihtsalt Kossu platsil. Me tegime selle ESO mängu, mida te nägite, siis me tegime 2-3 mängu isegi üle platsi. Nüüd tegime ühe väljakul peal veel 4-4 ja nagu näha, siis ma olen väga läbi. Vahepeal käisin join, sõin, et ma ikka vastu peaks, aga ei, mõnus, väga mõnus. Siis kerge aktiivne puhkus, jalutuskäik. No Tamme staadionil 3 tilli, väga pikk maa ei ole, aga natuke samme ja edasi siis lähme jõusaali. Või noh, välijõusaali, sest üks asi, mis tegemata täna on jõud. Nii et pumpame siis enda käed ka täis, jalad on suht täis, aga kätele võiks veits teha. Ma vist olen suht soe, nii et võime kohe minema hakata. Ma ei tea, miks ma selle jõukeni lõppu jätsin. Veits nagu isegi kardan, et pärast on nagu mingi väsimuse pealt mingi vigastus. Samas midagi nii hullu ikka ei tee siin, et peaks olema. Ma ei tea nagu, aga ega ma vist väga intensiivselt niikuinii ei tee. Aga kusjuures nagu ootamatult okei on. Aga võib-olla ongi sellepärast, et enamus asjad on olnud jalgadele. Noh, ma ei tea, ujumises võits võib-olla tõmbasid käega, padelis võits lõid käega, Kossus viiskasid käega. See kui see nagu koormust ei ole olnud. Okei, võib-olla tegelikult lihtne ikkagi ei ole. Kõht on ka täis, aga noh, energiat on vaja. Pool tundi, rohkem väga ei jaksaks. Päike hakkab ka juba loojuma. Natuke lõuatõmbeid, tipse, jällegi tõsteid, paar ärutust veel, paar seeriat, kõike läbi ja mõnus, väga mõnus. Tähtverel väga mõnus teha ka. Ei pea kugi jõusaali minema. Nüüd päike juba loojub ja te mõtlete, et Martin, kõik ju. Ei, nüüd on viimane challenge. Võtan välja sükse asja nagu jalgratta ja sõidan siit Tartust Otepääle. Sellega lõpeb minu tänane challenge, sest siis saab ka päev läbi. Aga ütleme nii, et ma olen suht väsinud. Ehk siis tuleb sinna Otepääle üldse jõuda. Nii et alustame. Hilisõhtune Tartu, lähme foori taha. Ma olen ilusti nähtav. Mul on Helkur vest seljas. Kui ma Otepääle jõuan, siis on vist tõesti pime. Ja tegelikult nagu ma ei tea, praegu ei olnudki kõige hullem. Algus ei olnud kõige hullem. No vaatame. Tuul tundub, et on õigelt poolt, aga kui see vastu on, siis on pekkis. Ja Otepääle minnes on enamasti tõus ka, nii et aga ei, peame vastu. No maantee ääres lehmad. Tulge kaasa. Tehke tempod. Kuulge, täitsa ilus õhtupoolik. Soe on, väga mõnus. Putukaid lendab palju ja mul on päikseprillid, et neid ees ei saa kanda. Tempo väga kõrge ei ole, aga väga palju autosi ka pole, nii et tegelikult praegu on mõnus. Rattaga sõites on alati vastu tuulist, sellepärast mulle meeldigi vahest rattaga üldse sõita kogu aeg vastu. Ja ma mõtlen seda, et nagu praegu kaamera pealt näeb see eriti valge välja. Kui varsti kott pimedaks läheb, mul ei ole esituld.
taga mul on tuli, aga pärast ei näe kuhu sõitagi. Nii me siin sõidame, täitsa pime juba kaamera pealt ka. Aga ma ei tea, praegu on nagu hoo sisse saanud. Ma ei tea, kas tuulta vähem või mis. Väga mõnus on praegu on päris hea hoog sees. Ja kodu vist paistab. No nii, Otepää ja see viimane tõus. Lõpp paistab. Ja tehtud ongi tund 40 ja 41 kilomeetrit. Ja jõudsin Otepääle, vahepeal oli väga pime ja ma kuulsin metsas mingid hääli. Aga õnneks nad ei tulnud tee peale, pigem mis kartsid mind. Aga nüüd me saame teha kokkuvõtte. Seda ma olen terve päeva oodanud. Aktiivsusprotsent 561, 66 878 sammu. Ujumise ajal minust väga palju juurde tulnud, mis on ka loogiline. Saame siis võrrelda kaalu ka, mitte et see ei olnud küll eesmärk, aga huvi pärast. Vaatame. Sama. Ei, 100 grammi alla võtnud. See on küreisi. See on hästi söödud. Nüüd on siis pesus käidud ja võtame asja kokku. Trennidega kulutasin siis niimoodi. Jooks 1297, ujumine 702, rulliga kokku siis 668, padeliga 764, korvpalliga 1456, jõuga 229 ja rattaga 1007, mis teeb kokku siis trennidega 6123 kilokalorit. Ja kokku näitas mu kell, et ma kulutasin siis 8478. Seal on nüüd see süük vaidluskoht, et minust hommikul, kui ma ärkasin, siis ta juba näitas 500. Eks siis nagu mõnes mõttes või 500 tundub ulme ööga kulutada, aga samas ma ikkagi kulutan ka, kui ma isegi ei tee trenni. Aga see tähendab ka seda, et kõik näiteks hommiku jooksud, mingi jalutamine peale korvpalli, igatahes ja liikumine, kõik asjad, need võtsid ka siis 1855. Ja siis ongi see, et kas panna sinna 500 juurde või mitte. Ehk siis ööpäevas kulutasin ma 8478 ja tänase päevaga kulutasin siis 7978. Täitsa korralik number. Ma arvan, et ma olen päris rahul sellega isegi. Et algus tundus, et tuleb kuidagi raskelt, aga tegelikult ma arvan, et täitsa okeilt tuli. Aga jah, ilmselgelt süüa on palju lihtsam. Ehk siis kui sa seda videot ei ole näinud, siis mine vaata seda. Aga mina lähen nüüd puhkan. Ma loodan väga, et teile see video meeldis. Mul oli seda väga lõbus filmida. Pange like, kui video meeldis. Pange subscribe ja näeme järgmises videos. Nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme. Tip-top vana Chaneli kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme. Pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme. Tip-top vana Chaneli kombe. Nagu siit tulin, vaata hooga. Ja ei mahtunud läbi. Elada nende trennidega nii laiaks läinud, et panin siit vastu aeda ja Tehvandi võid arve saata mulle.